No täna kalapüük ei ole, võrguvõttu ei ole, kuna me olime nii tublid nädalavahetusel, siis me ei pea esmaspäeval kohe muufigi tegema, välja arvatud mina. Nagu te näete, siis juhtus väike ups. Et lendas esivälg ja esikumm lõhkes ja kuradi velje lõhkus ära ja kõik ühesõnaga igavene jurares. Ja nüüd ma mõtlesin, et ei ole mõtet hakata vaata Volkari kumme ostma, sest ma tahan ju ka kunagi saada Audi membeks, onju. Siis ma ostsin Audi väljed juba koos kummidega. Sest ütleme nii, et ju Saran tehti ikkagi üldse Volkar tehti selle jaoks, et siis Audi oleks kõige parem auto. Ja kui nüüd ma proovin väikse kombo teha, siis ma panen lihtsalt Saranile Audi väljed alla. Ja mulle tegelikult ma saatsin juba väikse video üles internetti ja ütleme Audi klubi president juba helistas, ütles, ma olen poole jalaga juba ukse vahel, ütleme nii. Kui ma saadan pildi, et ma paningi Saranile Audi väljad alla, nii et varsti ma olen igal tähel membershipis. Aga mis edasi saab? Edasi lähen vahetame need ära metsas või seal ja siis lähme katsetame seda paadimootorit tuuniti ju. Mitte ei tuunitud, aga tal oli arvatavasti see gaas pandud kuidagi niimoodi, et ta ei jooksnud põhjani välja see gaas. Sellepärast ta mul nii nagu koormaga pöördesse ei läinudki, ma ei saanud nagu pihta. Aga jätkame juba, kui seal olen. Siis katsetame, kuidas ta edasi läheb. Asi niimoodi, et kõik see, mis merel teen mina asjad ära ja maal peab kaluri naine kõik ära tegema. Ära see päris lahti keera, auto on ju all. Aga sellel on üldse, kuule, see just vahetati, seda ei pea, kuule. Seda sa ei pea üldse kangutama. Nii. Sest selle me vahetasime ise ära. See on lahti. Need on lahti. Võtavad sealt. Et see on nagu siuke koht mul, kus mina saan naitsa puhata, ütleme nii. Ma ei pea nagu suurt muffigi tegema. Et selles suhtes on väike eelis. Aga nüüd viskame ringi ja siis tuiskame ära kohe. Näete? Trailer on tühi. Vanad kalurid ise. Ise lasid sisse ja ise toimetasid ja viisid sinna nurka. Sinna, kus meil see väike kanal on, aga seda jõuame juba mingi poole tunni pärast. Me oleme seal, siis jätkame, siis läheme ajame selle kuumaks, vaatame, palju see välja kihutab. Vot. No kes see paukus, et ma ei oska ehitada? Praegu ehitasin kuradi Volkswagenile Audi väljad alla, nii et nagu niuhti reis. Ma ei tea nüüd, kuidas muidugi Audi vennad selle peale nagu kahte pidi võib-olla võtavad. Võtavad seda, et on juba järk-järgu haavalt, astme haaval tahab Audi klubisse saada. Või siis Volkari vennad võivad väga pärised olla. No eks ta siuke skeptiline olukord ole, aga võib-olla on natuke kolakat jälle juures, kui Eesti tulen, aga pohhu, ega siis midagi siin ei ole ju. Ikkagi tuleb arvestada sellega, mis on rahakoti järgi ja kuna Audi väljad maksid vähem kui Volkari omad, siis miks mitte, aga see siin, halloo, see siin on töö, masin. Mul ei ole vaja nagu teil, et kui teil on, ütleme niimoodi, et kui teil oleks siuke olukord, siis võib-olla te ei saaks töölegi Eestis üldse. See Eestis peab ikka auto on number 1. Pohhui, kas perel süüa on või ei ole, auto peab olema. See on nagu kõige tähtsam. See on nagu kõige tähtsam. Terega sisse tõstnud. Traktori jäljed siin maas. Me vaatame, see on meil oma sadam. See koht on tervenisti müügis praegu 11 000 ruutu oma sadama ja värgiga. See vana kalur müüb seda. Aga parem on, kui ta ära ei tule ostma, sellepärast, et suure tõenäosusega ma võin selle omale saada. Võt. Nii, nad tegid selle paadimootoriga mingisuguse nipi ja ma sain aru küll, mida nad tegid. Nad ütlesid, gaasitross oli keeratud niimoodi, et kui gaasi põhja keerad, siis oli ainult siuke, ütleme, kuskil 65 või midagi 70%, võib-olla midagi rohkem, ma ei tea, midagi siukest igatahes. Et midagi siukest, mingi siuke teema oli ja kuidas ma siia peale saan nüüd? Kuidas nad ise siia üldse peale sai? See on nagu hea küsimus.
võib-olla peaks kuidagi siit poolt tõmbama seda. Ja nüüd ma tahaks katsetada, mis teema on. Kui ta ennem läks 120-130 reisk, siis nüüd võib-olla on vähe suurem. Kui linnas vaja käia on, siis on, ütleme, et mul on siit paadiga lihtsam linna minna peale lõunat kui selle autoga, sest hummikud on sellised, et jooma joores. Ja suurega läheb rohkem kütti, sellega läheb vähem. Ma teen paadi veest puhtaks, siis vaatab. Nii. Ma teen paadi puhtaks veest. Kurat, mul on see eesti keel vist ikkagi lonkab raisk, ma ütlen. Või mis te arvate, te võite kirjutada, kas on aru saada, et mul on mitte sükest aktsenti, et keegi on pool aastat on mingi blondiin kuskil elanud ja siis on oi, sorry, ma olen oma keele ära unustanud. Mul on 20 palju. 97 tulin, nii et nüüd on 2005, 28 aastat olen ma siin põhjas tegutsenud kalurina, nii et siin on ikka tegemist päris kaluriga, ikka traalide ja kuradi igasuguste jurakate peal, langustiini traali peal ja võrkudega. Jooma jõu, kus on ikka oma elus orjatada. Saaks veel selle Pootsmani ka kuidagi niimoodi, et see hommikul kell 5 mind raisk üles ja siis oleks kõik 5+. Ma tahtsin oma elu sättida niimoodi, et mingit äratuskella ei ole ja mingid äratusi ainult siis, kui turisti. Nüüd on mul kuradi liikuv äratuskell, et käib veel järgi ja kiunub ka veel. Miks? Saad küll, ma panen käima ja hoian esiotsa ja tuled esiotsast peale. Tule, ma tahan näha, kui sa oled eesotsas, kas ta tõstab ilusti ära kliši sellele. Ennem ta läks ju pika peale. Aga noh, vahet selle nagu nii on vaja vahet maha müüa. Saad, ära pabista. Ära pabista. Panen selle venna kohe tööle ja siis hakkame tegutsema. Ja me ajame märjaks ta, ütleme nii. Mitte halva pärast, aga ainult hea pärast märjaks. Nii, keset merd ja okeaani. See on ju mul kuradi 30 000 ainult sõitnud see mootor. Sellel on veel see autogaas, vaata. Mitte autogaas, vaid autokeer. Vaata edasi-tagasi ainult, see mingi käigukangi ei ole. Nii et see on selline ideaalne. Sellega oleks räigelt hea minna ja hakata neid lobstereid püüdma selle paadiga. Kui ta nüüd aukab ilusti edasi, siis oleks ideaalne. Seepärast, et seal, kus need langustinid ja mitte langustinid, aga need on need lobsterid, sinna on vaja sõita ja seal on täpselt see teema, et on vaja kiiresti, sest kui raisk tuul keerab või midagi siukest, siis tuul keerab ja viskab tormi üles, siis on perd. Ma ei tule kaasa. Tuled. Ma ei saa sisse, ma ei saa pärast välja. Kohe ma näitan sul, saad ära pabist. Kohe ma näitan sulle. Nii.
oledki peal ja vaata nüüd võta need ja võta see lahti kuidagi seal, ma ei tea, kuidas seda kinni panna. Vaata. Sest kapten on nagu ütleme paadis, siis kapten peab ainult tegelema roolimisega. Vaat. Sellised on reeglid siin põhjas, ma ei tea, kuidas teil Eestis, teil on Eestis kindlasti teised reeglid seal. Teil peab käsi kindlasti puusas olema, kui roolis. Käsi kindlasti puusas olema, kui sõidad. Noh, ma toon näite nagu autol, vaata siis talvel on ka, ütleme seal 8 on ju topeltkliima, vaata, siis teil võib väljas olla -40, ikka saate aknad lahti sõita ja muss mängib tammid täiega. Et sellised on sellised. Mul on ka kliima Sarannil peal, aga ma ei tea ausalt öeldes, kas see töötab või töötab, ma ei ole nagu kunagi selle peale süvenenud. No nii, nüüd on otsustav moment. Lähme vaatame, kus on selle paik minna. See on meil sisse kaevatud kanal. Sisse kaevatud kanal, siit läheb ainult 2 meetri sügavusel. 2 meetrit on sügav ja 2,5 meetrit on lai, ütleme nii. Palmi oksed on juba tagasi mootorid. No mis sesse? See on privaatala ja kuhu nad siin kõik tulla tahavad. Du nøj, du flyt. Det er fordi, der er alt for lav vand. Jeg kan ikke komme ud. Ej. Ej. Vi skal bare en tur, sejle en tur. Hvad laver I? Kanotur med højskoleelever. Kano højskole. Okay. Så sætter vi sejl lige om lidt, og så skruer vi tilbage igen. Nå. Det er sgu mange af her. No, pihta küll ei saa täpselt, kes nad on, aga noh. Ma ei saa pa tulla, vaata sellepärast meil see post on pandud, et selle posti tagant tuleb sisse tulla, muidu on praegu on madal. Noh, otsustav moment, hoidke pöialt. Siin on madal veel. Siin ongi see teema, et kui sa ei tea, siit läheb ainult siit keskel kõik see osa, seal on kõik madal. See näeb välja väga ilus, aga kui sa ei tea, siis sa sõidad mootori küljest lihtsalt ära. Näed, kuskilt nii kaugelt läheb meil traalimisrada, ütleme, siin me traalime punast. Siit nüüd jookseb siuke, ütleme, 10-15 meetrit on 2 meetrit. Hakkab edasi küll, jah. Oho, mis see nüüd oli? Mida ma kõik? Mis nüüd siis? Kütt on olemas. Ai, pump, ma pean peale pumpama. Miks ta ise ei tõmmata? Ei ole just kõige parem ütle. Telefon on vaatama. Jaa. On nagu... Ei pumpa peale.
tuleb pumbata, nautida loodust, vaata mis asja need teevad seal, vaata. Panevad purjed peale. Ma proovime uuesti siis, midagi ei olegi. Nii. Nüüd me triibisime ära. Vaadake, mis need hullud seal teevad. Panevad kanuule mingid purjed peale. Samas ma võtan siis kohe telefoni välja ja vaatan, mis teema on. Mis teema on. Palju siis kiirus tuleb siin meil? Vaadake neid hullusid seal. Väga tark. Tõmba kütti peale. Ma ei saa aru, kas ta nüüd hakkab rohkem hakkas kütti võtma siis või? Kuna ta nüüd käib rohkem pöördes, siis ta vist hakkab tõmbama nii palju kütti, et ei jõua sikutada sealt seest või ma ei saa aru, mis teema on, ma pean rääkima kaluritega. Ei tööta ju. Sellest on vähe, kui täna natukene aega ma siin glissid. Ma proovin pumbata üles ära. Peaks minema sinna afunni proovima. Ma ei saa aru, ta ei pumpa nagu üles. Ja ta ei pumpa nagu kütti üles. Ma ei saa aru sellest. Ahah. Okei, nüüd tuli üles kütt ära. Siis teeme kohe uue testi. Test number 3. Ütleme nii. Ega siin ei ole. Ikka paat peab alluma kaptenile, aga mitte kapten paadile. Nüüd me oleme jälle madalasse tulnud. Siin on juba madal.
siin on juba, hakkab madalik pihta. Aga siin on jumala head kohad, siin on tehtud ju augivõistlused olid seal allpool. Sealpool on augivõistlused. Aga siit püüavad punast, siin on meil ju võrgud vahepeal sees. Aga läheme proovime uuesti. Oled valmis või? Aga hea. Valmis. Test number, kohe läheme üle test number 2-le. Vaatame, mis see, kui ma üksi peal olen, mis ta siis teeb. Sest see jurakas on ju müügis mul. Ma pean selle välja andma neile kiiruse. Sest ma tahan seda Arbor, kirjutage Google'isse Arbor 250. Selle ma tahan saada traalimiseks. Järgmine aasta alguses peaks olema kõik tibens tobens. Siis hakkab tegevus cancel. Nii, nüüd saab vaadata, mis siis palju siis üksinda läheb. Siis on teada vähemalt. Siis saab öelda, et 30 läks. Selge, siis on kõik tehtud. Tänane on tubli tööpäev. Nüüd ma saan minna koju üldfüüsilist tegema, sest vaimne treening on tehtud.